tere, mina olen Ingrid Maximast. Tere, mina olen Irina FitLabist. Pühad on läbi, kehakaal on tõusnud, aga raha on otsas. Mida teha? Meiega on Irina FitLabist, kes on toitumisnõustaja ja teab väga hästi, kuidas panna kokku 4-liikmelise pere nädala toidumenüü, mis sobiks nii suurtele kui väikestele. Irina, kas lähme vaatama? Väga põnev väljakutse. Teeme ära. Teeme ära. Lähme. Puu- ja köögiviljad on väga olulised ning nii nagu taldrikureegel ette näeb, et umbes pool peaks olema puu- ja köögiviljadel, nii ka minu ostunimekirjas kuulub just pool nendele. Kuivainetest on meil tarvis läätsesid, kuskussi, kaerahelbeid, makarone ja tatart. Teraviljad on väga head kiudainete allikad ning neid peaks olema menüüs igapäevased. Ja siis võiks veel kasutada Maxima oma kaubamärgi Well Done tooteid, mis on väga soodsad ja väga head. Mis sa arvad, palju meil juba kulunud on? Ei teagi, aga vaatame Maxima äpist järele. Praegu on 35,61. Põhimõtteliselt võib ju osta sama kuupäevaga lihatooted ka pikemaks ajaks ära ja panna sügavkülma. Palun mulle üks ilus kala. Nüüd on kõik olemas. Väga lahe, mis sa arvad, palju maksma läks? No ma tahaks loota, et alla 100 euro. Ja 94,25. See teeb ühe inimese kohta 4-liikmelises peres umbes 23 eurot. Väga äge. Minu mõnest ka väga hästi. Tehtud siis. Aga maksame siis ära. Aga nüüd meil on kõik tooted olemas ja saab hakata valmistama toite, mida menüüsse planeerisin. Näiteks pelmeenisuppi, forelli ahjuporganditega või mustikakama. Väga lahe. Aga hinna poolest, et kui nüüd keegi tahab veel soodsamalt hakkama saada, et on sul mõni hea nipp, mida soovitada? Jah, võib-olla ma soovitakski rohkem panna tähele näiteks säilivuskuupäeva. Vahel on väga head pakkumised, just kui hakkab nii-öelda parim enne kätte jõudma, et panna sügavkülma ja saab kasutada. Ja kuivainete puhul ma soovitaksin osta suuremaid pakendeid, ehk siis seal võidab kilo hinnas ja jätkub kauemaks. Väga lahe, aitäh!